Just selle Iraaniga peetava sõja pausis on tekkinud plahvatuslik liikumine, mis ei toonud rahu. Neljapäeval, 2026. aasta 23. aprillil näeme tugevalt relvastatud Lähis-Ida, kus Donald Trump lükkab edasi uusi rünnakuid, samal ajal kui Hezbollah ja Houthid annavad üha tugevamaid märke, et on valmis kriisi uuesti alustama. Isegi need rühmitused, mis on sõja ja Iraanist tuleva otsese juhtimise puudumise tõttu nõrgenenud ja kokku varisemas, keelduvad alla andmast. Ja just siin ilmneb kõige tõsisem asjaolu. Trump annab Iraanile rohkem aega, kuid see ei tähenda Ameerika Ühendriikide taandumist, vaid pigem pingelist, lühikest ja ohtlikku ootamist, kus diplomaatia on küll paberil avatud, kuid lahinguväli on endiselt valmis järgmiseks vooruks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja seda parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldades Milson Alves. Levinud uudistes on see domineeriv pilt. Keegi kriisi keskmes ei käitu nii, nagu oleks rahu tagatud. Vastupidi, kõik nad valmistuvad ägedaks lahingute taas alustamiseks. Trump otsustas vaherahu tähtajatult pikendada just siis, kui eelmine tähtaeg oli lõppemas. Esitatud põhjendus oli lihtne. Oodata, kuni Iraani režiim esitab läbirääkimisteks ühtse ettepaneku. Aga see otsus ei toonud kaasa mingit sõjalist leevendust. Et selle otsusega jätkus majandussurve ning valmisoleku tase ei langenud. Tegelikult hoidis Washington tagasi korraldust uuteks pommitamisteks, kuid ei võtnud jalga Teherani kaelalt. Kuid kõige delikaatsem punkt praegu on see, et probleem ei seisne enam ainult Hormuzis. Iisraeli põhjaosas jätkab Hezbollah relvarahu katsetamist Liibanonis. Reuters teatas, et rühmitus kinnitas vasturünnakuid ja rõhutab, et vaherahu saab jätkuda ainult siis, kui Iisrael lõpetab rünnakud ja lammutamised ning lahkub okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Samal ajal läks Beirut Washingtoni, et paluda relvarahu pikendamist, mis on märk sellest, et olukord on endiselt habras ja et ka Liibanoni enda riiklik struktuur kardab murenemist. See ei ole demobiliseerumas. See on ooterežiimis relvastatud, avaldab survet, mõõdab reaktsiooni ja teeb selgeks, et on valmis, kui peab seda sobivaks, piiri taas põlema panema. Houthide puhul on olukord veelgi otsesem. Märtsis avaldas Reuters, et Iraaniga seotud rühmitus oli sõjaks täielikult sõjaliselt valmis. Kui vaja, suurendaks see riski Bab el-Mandebi piirkonnas, mis on veel üks elutähtis kitsaskoht meretranspordis. Houthid ei kavatse jääda neutraalseks ning nad käsitlevad juba Punast merd, Araabia merd ja isegi India ookeani võimalike eskalatsiooni piirkondadena. Lihtsas keeles tähendab see järgmist. Kui Trump peatab rünnakud Iraani vastu mõneks päevaks, võib režiim proovida seda pausi kompenseerida välise survega, kasutades liitlasi uute kulutavate rindede avamiseks ilma kohe täiemahulisse eskalatsiooni minemata. Houthid on juba selgelt öelnud, et võivad muuta Bab el-Mandebi väina veel üheks piirkondliku surverindeks. 27. märtsil 2026. Sõjaväe pressiesindaja Yahya Sareh ütles, et rühmitus on valmis otseseks sekkumiseks, sõrmed päästikul. Kui sõda Iraani ja tema liitlaste vastu peaks süvenema või kui Punast merd kasutatakse vaenulikes operatsioonides Teherani vastu. Päev varem oli Reuters juba teatanud, et Iraaniga seotud liikumine on valmis taas ründama seda marsruuti, mis on üks maailma tähtsamaid meretranspordi, nafta ja kütuste jaoks. Associated Press tõi veel esile, et umbes protsenti ülemaailmsest kaubandusest läbib tavaliselt Bab el-Mandebi väina ja meenutas, et Houthid on rünnanud rohkem kui 100 kaubalaeva rakettide ja droonidega ajavahemikus november 2023 kuni jaanuar 2025, uputades neist 2. See näitab, et tegu pole tühja ähvardusega. Rühm on juba tõestanud, et tal on tegelik võime laevu rünnata, tõsta meretranspordi kindlustuskulusid, sundida marsruute muutma ja külvata ebastabiilsust kogu piirkonnas. See rühm, tuntud ka kui Ansar Allah, on Jeemeni poliitiline, sõjaline ja usuline liikumine, mis on tugevalt relvastatud ja Iraani toetatud. Neil on ajalugu rünnakutest Punase mere laeva liikluse vastu ning droonide ja rakettide tulistamisest Iisraeli pihta. Ameerika Ühendriigid käsitlevad seda ametlikult välismaise terroriorganisatsioonina, alates Donald Trumpi poolt 22. jaanuaril 2025 tehtud ümbermääramisest.
Pärast seda karmistas Trump veelgi oma seisukohta. Valge Maja teatas 2025 aasta märtsis, et ükski terrorirühmitus ei takista Ameerika Ühendriikide kaubandus- ega sõjalaevandust. Ja Reuters teatas, et Washington alustas suuri rünnakuid Houthi sihtmärkide vastu Jeemenis ning hoiatas, et jätkab rühmituse pommitamist seni, kuni rünnakud laevade vastu lõppevad. Samal ajal vastasid Houthid, et jätkavad eskaleerimist ja ähvardasid Vietnami. Navios americanos no Mar Vermelho enquanto Ameerika Ühendriigid jätkasid Jeemeni ründamist. Kokkuvõttes on tegemist ebaregulaarse jõuga, mida toetab Teheran ja mis on juba näidanud oma sõjalist ulatust, valmisolekut eskaleerida ning otsest rolli Iraani strateegias piirkonna mereliste kitsaskohtade survestamisel. Just siin saab karmim tõlgendus jõudu juurde. Trumpi otsustatud edasilükkamine ei lõpeta kriisi, see muudab vaid kriisi vormi. Selle asemel, et kohe suurele rünnakule minna, avaneb aken, kus Iraan testib olukorda merel, Hezbollah katsetab piiri ja Houthid proovivad oma hirmutamisvõimet teisel strateegilisel marsruudil. See on kurnamissõda, ähvarduste ja positsioonide sõda. Ameerika Ühendriigid püüavad kasutada blokaadi, survet ja aega. Teheraniga seotud telg püüab kasutada sabotaaži, hirmutamist ja samaaegset valmisolekut mitmel rindel. Kui kõik kõrvuti panna, on raske seda deeskalatsiooniks nimetada. Ausam nimi on hoopis teine. See on relvastatud paus, millel on järgmise lahingu hõng. Ka sellepärast kõlab Teherani võidukõne nii ülespuutult. Faktid näitavad revolutsiooni kaardiväge, kes tähistab, korraldab paraadi ja lubab uut vooru. Kuid tegelik olukord ei vasta triumfile. Kui oleks olnud tegelik võit, ei oleks survet blokaadi lõpetamiseks, ei oleks kiiret vajadust hoida läbirääkimiste kanaleid avatuna ega vajadust tõestada jõudu riskantsete tegudega merel. Tegemist on režiimiga, mis üritab müüa vastupanu samal ajal, kui ta seisab silmitsi välise survega ja peab näitama, et suudab piirkonnas endiselt mingit sõnumit edastada. Pidulik toon aitab pigem sisemist moraali hoida ja haavatavust varjata, kui tegeliku olukorra kontrolli näidata. Trumpi poolel on see samuti riskantne samm. Kui lisandunud aeg ei too Iraanilt tegelikke järeleandmisi, võib Valge Maja järeldada, et paus aitas vastasel lihtsalt hinge tõmmata, liitlasi ümber korraldada ja ohtu rohkematesse piirkondadesse levitada. Ja kui Hezbollah ja Houthid liiguvad sõnadelt suuremate tegudeni, kasvab surve sõjaliseks vastuseks taas tugevalt. Seetõttu on rünnakute edasilükkamise otsusel tohutu kaal. Seda võib hiljem näha kui nutikat käiku, järk-järgulist lämmatamist või kui pausi, mis võimaldas Iraani teljel oma jõude ümber paigutada. Praegu ei saa keegi veel lõplikku otsust teha. Küll aga võib juba öelda, et Trumpi antud ajavaru ei toonud rahu, vaid tõi pinget. Lõpuks on selle neljapäeva pilt brutaalselt selge. Trump lükkas rünnakud edasi, kuid ei vähendanud survet. Hezbollah on endiselt valmis põhja uuesti sütitama. Houthid on endiselt valmis ohustama veel üht planeedi elutähtsat marsruuti. Ja Iraani režiim, kaugel täielikust kindlusest, püüab muuta piirkondliku ähvarduse terroriinstrumendiks, et pidada läbirääkimisi piiramisrõnga all. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.